et jaanipäeval maasikaid süüa, selleks tuleb aprillikuus kindlasti maasikad maha istutada või hiljemalt mai alguses. Meie oleme täna valinud Elho rõdukasti selleks ja mulla sisse oleme juba seganud Seklose biohuumust. Täna me kasutame siis 2 sorti. Üks on nendest roosade õitega Pink Panda ja teine on Florence. Kindlasti tuleb muld hästi kõvasti juurepalli ümber kinni suruda, et taimel ja mullal tekiks hea kontakt. Külm kipub maasikataimi üles kergitama ja et iga kevad tuleks vaadata, et maasikale nagu välja kerkinud juurtele mulda ümber kobestada. Pärast taimede istutamist tuleb kindlasti taimi väetada. Meil on käes Kompo marjaväetis, millest piisab ühekordsest kasutamisest pärast taimede istutamist. Kui viljad hakkavad valmima, siis tasub kindlasti marju kaitsta tigude tõrjevahendiga. Meil on siin Ferramoni nimeline vahend ja looduslik on Ambienta nimeline vahend, mis ei lase tigudel ületada kividest tekitatud barjääri. Punased viljad on alati ka lindudele ahvatlevad, siis tasub viljade valmima hakkamisel maasikaid kindlasti ka võrguga katta. Meil on siin Garden Seasoni linnuvõrk, mis on hästi tumeroheline ja peenikese silmaga. Inimesed, kes rõdukastidesse istuta, aga istutavad avamaale, peaksid kindlasti kasutama maasikakilet ehk peenravaipa, millel on ruudustik peal, mille järgi on hea taimi hiljem istutada. Kuna maikuus on ilmad veel jahedad, siis sellele rõdukastile on olemas sobivas suuruses kaan. Kaanel on peal tuulutusavad, mida tuleks päiksepaistvate ilmadega avada. Avamaal soovitame kasutada katteloori, et kiirendada viljade valmimist. Mõnusat istutamist teile!